Tere! Mina olen Kaarel Adamberg ja mina räägin mikrobiomi näituse teisest osast, millised bakterid elavad inimkehas, kuidas nad on seotud meie tervisega ja kuidas on võimalik mikroobikooslust muuta toiduga. Alustuseks siis mõned terminid. 99% bakteritest elab meil seedetraktis ja sellest omakorda 99% elab siis jämesooles ning kogu seda süsteemi, bakterite ja inimeste süsteemi võib nimetada superorganismiks. Ja tänaseks päevaks on siis teada, et meie kehas elab kuni 200 erinevat liiki mikroorganismi. Nendest paljusid me oskame juba või tunneme, aga siin all on hea pilt, mis näitab, et me tunneme kuskil seda jäämäe ülemist otsa, et palju on veel avastada, aga samas on ka üsna palju juba teada. Liikudes edasi, siis me räägime bakteritest. Bakter on üksik bakter on siis konkreetne liik. Kui need bakterid kasvavad, moodustavad nad koloonia. Kui me vaatame nüüd palju baktereid koos, siis seda nimetatakse juba populatsiooniks ja seda omakorda siis nimetatakse mikrobiotaks. Miks mikroobid on olulised? On siis see, et näiteks väga oluline fakt siin, et 80% immuunsüsteemist näiteks töötab just seedetraktis koos bakterite kaasabil. Bakterid nii-öelda treenivad meie immuunsüsteemi. Edasi, bakteritel on väga oluline roll meie ainevahetuses. Nad lagundavad seedumatuid toidukomponente. Sellest saavad inimesed, või inimene saab siis sellest näiteks lisaenergiat. Esimene oluline ülesanne, lisaks siis toodavad bakterid mitmesuguseid vitamiine, orgaanilisi happeid ja gaase, mis on väga olulised, et toetada immuunsüsteemi, samuti närvisüsteemi aktiveerivaid ühendeid ning kuna siin soolestikus toodetavad bakterite poolt toodetavad ühendid imenduvad organismi vereringe, lümfiringe ja närvisüsteemi kaudu, siis need molekulid liiguvad ajusse, jäsemetesse, südamesse ja igale poole laiali ning kõik need mikrobioloogilised metaboliidid on väga olulised meie organismi toimimises. Veel näiteks üks huvitav fakt siin on ära toodud, et 90% õnnehormoonist ehk serotoniinist toodetakse soolestikus, aga arvestada tuleb ka sellega, et näiteks ka kahjulikud ühendid võivad seedetraktis tekkida. Ütleme näiteks trimetüülamiin, mida seostatakse siis ateroskleroosi tekkega. Järgmine küsimus on siis, et millised bakterid elavad seedetraktis ja siin värvikoodidega on illustreeritud, et 2 hõimkonda, firmikuudid ja bakteroideedid moodustavad 90% meie jämesoole mikrobiomist. Nendest omakorda, need on 2 väga olulist hõimkonda. Bakteroideetide alla näiteks kuuluvad bakteroides liigi bakterid, kes siis tüüpiliselt on seostatud rasvarikka dieediga, nende osakaal on suur näiteks lääne ühiskonnas. Prevotella on jälle sellist tüüpi bakter, kes lagundavad mitmesuguseid kiudaineid ja neid baktereid seostatakse kiudainerikka dieediga, eriti selliste rahvaste juures nagu kütkorilased Amazonases või Aafrika savannides. Siis väiksem osa moodustavad aktiinobakterid, märgitud siin kollasega joonisel. Sinna kuuluvad ka ilmselt kõige tuntumad probiootilised bakterid, bifidobakterid. Neid võib olla siis kuni 10% meie koosluses.
ning ülejäänud hõimkonnad on juba minoorsed. Võib-olla siin märkida ära veel Escherichia coli. Escherichia coli on siis üks esimesi baktereid ja kõige enim uuritud baktereid üldse maailmas. See bakter kuulub siis proteobakterite hulka ja neid on meie organismis 1–2%. Kui me vaatame sellist ajaloolist pilti, et kuidas on mikroobi kooslus kujunema hakanud, rohkem kui 10 000 aastat tagasi, siis olid esivanemad küttkorilased. Nende mikroobikooslus oli väga mitmekesine, seal olid väga erinevat tüüpi bakterid. 10 000 aastat tagasi inimesed muutusid paiksemaks, hakkasid vilja kasvatama, karja kasvatama ja iga selline paikkondlik elu muudab mikroobi kooslust natukene vaesemaks, ühetüübilisemaks. Siis paar sajandit on meil juba olnud siin tööstusrevolutsioon. Inimesed elavad enamasti linnades, siseruumides. See kõik vähendab mikroobide mitmekesisust ning viimase sajandi jooksul on lisandunud siia siis veel toidutegur. Me sööme palju rafineeritud toitu, puhastatud toitu, valge jahu, suhkur ja nii edasi, mis omakorda ei ole aidanud kaasa sellele, et meil oleks mikroobide rikas kooslus. Miks on nüüd see mikroobide rikas kooslus vajalik? Me vaatasime läbi siin erinevad tegurid, mis kõik seda mikroobi kooslust mõjutada võivad. On see siis keskkond, kas meil on kodus lemmikloomi, millised on hügieeniharjumused, kui palju me kasutame antibakteriaalseid vahendeid, seepe ja nii edasi, kui palju me reisime, kas elame üksi või koos perekonnas, kui palju me liigume ning väga oluline tegur on siis toit, mida me igapäevaselt sööme. Ja lõpuks siis on siin ära toodud ka haigused ja ravimid, et mida siis mikroobikoosluse vähenemine tähendabki seda, et see võimekus, mikroobide võimekus meid aidata väheneb ja sellist olukorda, kus siis mitmed kasulikud liigid on kooslusest kadunud, nimetatakse dysbioosiks. Ja lisaks sellele veel, et me sööme valet toitu, elustiil on halb, siis ka stress on väga oluline tegur. Stressiga kaasneb vähene uni, mitmed muud probleemid, mis siis süvendavad seda dysbioosi. Ja näiteks jämesoolevähk, haavandiline kooliit, nendel kõikidel on omaette muster, mikroobimuster, mis iseloomustavad siis neid haiguseid, aga mitte ainult seedetrakti haigused või ainevahetushaigused ei ole seotud mikrobiotaga, vaid ka, nagu eelpool mainitud, südamehaigused, immuunsüsteemi häired ning närvisüsteemi haigustega on ka leitud seoseid mikroobidega. Jätkame siis mikrobiomi arenguga, kuidas see muutub elukaare jooksul. Viimased uuringud näitavad juba ka seda, et mikrobiota areneb juba ema üsas ehk siis enne sündi on juba mingisugune mikroobide kogum meil olemas. Siis esimese aasta jooksul, kui imik peaks saama põhiliselt rinnapiima toiduks, rinnapiim on väga oluline toit imikule, sellepärast et see sisaldab oligosahariide, mida mujalt imik ei saa. Ja need oligosahariidid on sellised erilised ühendid, et need just soodustavad kasulike mikroorganismide kasvu imiku soolestikus, näiteks bifidobakterite kasvu.
ja igal imetaval emal on kuni 100 erinevat oligosahhariidi, mida siis imiku enda ensüümid ei lagunda, aga lagundavad just seda soolestikubakterid. Nii, siis esimese 3 aasta jooksul võiks öelda, on selline oluline areng lapse eas. Selle jooksul areneb välja selline mikroobikooslus, mis on sarnane siis juba täiskasvanu eas. Ja kui teismelise aja jooksul siis mikroobide mitmekesisus nii palju enam ei muutu, aga muutub siis proportsioonid. Näiteks bifidobaktereid võib teismelisel olla veel üle 10%, aga täiskasvanu eas siis võib-olla mõni protsent. Ja mis on siis veel oluline, et selle pärast esimest eluaastat, juba ka varem, kui imik hakkab saama muud toitu, köögivilju, hiljem ka teravilju, siis tulevad sinna juurde just sellised kiudaine lagundavad bakterid ja buturati tootvad mikroorganismid. Täiskasvanu eas, kui inimene elab sellist stabiilset elu, siis tema mikroobikooslus väga ei muutu. Seda stabiilne elu tähendab siis seda, et toitumine on igapäevaselt ühesugune, jooksmine, trenni tegemine, sarnane ja nii edasi. Et kui selliseid suuri eksperimente ei tee, siis mikroobikooslus ka ei muutu. Ja vanemas eas jälle mikrobiomi tasakaal natukene hakkab jälle kõikuvaks muutuma, seetõttu, et immuunsüsteem nõrgeneb, samuti tekivad haigused, ravimite kasutamine on väga oluline, sest ravimid ise juba mõjutavad seda, millised bakterid seal on võimelised kasvama. Järgmine küsimus on siis see, et mida soolebakterid söövad. Ja kuna ma rääkisin eelnevalt siin sellest, et kiudainevaese ja üldse sellise rafineeritud toiduga kaasneb mikroobikoosluse vaesumine, mida nimetati siis dysbiosiks, et kas seda on võimalik toiduga näiteks muuta. Ja tegelikult on küll, sellepärast et toit on üks olulisemaid tegureid, mida me iga päev saame muuta ja selle abil siis ka vastavalt meie mikrobiomi mõjutada. Nii, millised ühendid jõuavad üldse jämesoolde? Põhiline, mida inimese ensüümid ei lagunda, ongi kiudained. Siin graafikul on kiudained jaotatud 2, lahustuvad ja mitte lahustuvad. Aga võib-olla olulisem on see, et millist tüüpi need kiudained on. Et kui me loeme toidupakendeid, siis seal on tavaliselt ainult üks kiri kiudained, aga tegelikult on siin väga erinevat tüüpi kiudained. On inuliin näiteks, mis koosneb fruktoosijääkidest, siis on seedumatu tärklis, beta-glükaan näiteks. Beta-glükaani on palju siis kaeras, odras, pektiini näiteks õuntes, samal ajal kui arabiinoksülaani on väga palju teraviljades, rukkis ja nisus näiteks. Need on siis põhilised kiudained ja toidusoovituste järgi näiteks peaks sööma vähemalt 25 või 35 grammi kiudainit päevas. Kui me sööme ainult õuna, siis see tähendaks 2 kilo õunte söömist. Aga tegelikult me peaks sööma erinevaid toiduaineid, siis me saame ka erinevat tüüpi kiudaineid. Ja miks need erinevad tüübid on olulised, sellepärast, et erinevad bakterid mikrobiotas söövad just neid erinevaid kiudaineid. Ning mis siis veel, et 25 kuni 30 grammi, aga uuemate soovituste järgi
võiks olla siis ka kuni 50 grammi, sellepärast et meie esivanemad mitte kauem isegi kui 100-200 aastat tagasi tarbisid kiudaineid päevas 50-60 grammi. Siis kuidas see protsess jämesooles toimub, see on nagu, võiks vaadata nagu tööstusliini, et kõigepealt siis on seal kiudained, mida lagundavad näiteks needsamad bakteroidid ja prevotellad või ruminokokid, siis nemad lagundavad need kiudained väiksemateks suhkruteks või väiksemateks siis juppideks. Kiudained on sellised pikad molekulid, suhkrud on sellised väikesed ja suhkruid söövad juba väga paljud bakterid meie seedetraktis. Nemad moodustavad erinevaid happeid ja gaase ja neist omakorda nendest hapetest ja gaasidest toodavad järgmised mikroorganismid veel järgnevaid ühendid, näiteks piimhappest ja äädikhappest moodustavad kolmandas etapis võihappe ja propioonhappe. Lihtsalt üks selline näide. Ja väga oluline ongi siis see mitmekesisus, et me peame tagama kiudainete mitmekesisuse. Ja teine roll kiudainete juures on see, et mitte kõik kiudained ei pea lagunema seedetraktis, vaid kiudainetel on ka selline roll, et nad seovad vett ja see vee sidumine tagab selle, et toidumass siin seedetraktis liiguks piisavalt kiiresti läbi ja jääkained väljuksid siis väljaheite kaudu. Aga nüüd, kui kiudaineid ei ole piisavalt, siis see protsess on aeglane. Näiteks siin, kui me sööme lääne dieeti, siis viibeaeg jämesooles võib olla mitu päeva. Samal ajal kui näiteks kiudainerikka dieedi korral või siis põlisrahvad näiteks seal Aafrikas või Amazonases, nendel käib see toit liigub seedetraktist läbi 1-2 päevaga. Ja teine selline huvitav võrdlus on siis see, et ka toidumass, mis siis väljaheite näol välja tuleb, on kiudaine vaesel dieedil näiteks 100 grammi, aga suurel puuviljasööjal võib see olla kuni pool kilo. Nii et märkimisväärne erinevus. Samas siin tuleb rõhutada ka seda, et see kas kõht käib regulaarselt läbi või mitte, ei näita veel seda, kui kiiresti see siin toit läbi käib. Kuidas siis hinnata toidu läbikäimiskiirust? Meditsiiniliselt kasutatakse selleks muidugi omavahendeid, näiteks metallkattega riisiterasid, plastikust riisiterakujulisi kuulikesi, aga kaudselt saab hinnata ka toidu läbikäigu kiirust sellise näitaja nagu Bristoli skaala järgi, mis on kujutatud siin sellistes klaas- või plastikanumates, kus siis selline vedel väljaheide, mille väärtus on siis Bristoli skaalal 7, näitab siis kõhu lahtisust ehk ilmselgelt ka seda, et toidumass liigub seedetraktis liiga kiiresti läbi, samal ajal kui see teine pool siin sellised jänesepabula moodi moodustised on siis Bristoli skaalal 1 ehk see on täielik kõhu kinnisus, teine äärmus ehk siis toidu viibeaeg on väga aeglane ning normaalseks peetakse sellist keskmist tüüpi number 4. Et see on selline võimalus ise kodus lihtsaste vahenditega hinnata oma seedimist. Ja lõpetuseks mõni sõna ka probiootikumidest. Et me oleme rääkinud siin dysbioosist, kuidas mikroobikooslusi muuta ja milline lõpuks siis
seedunud kraam välja näeb. Aga lisaks sellele on võimalus meie mikroobikooslust muuta ka probiootikumide kasutamisega. Et neid on turul päris mitmeid, aga tänapäeva või nii-öelda siis esimese põlvkonna probiootikumid koosnevad põhiliselt siis piimhappebakteritest ja bifidobakteritest. Need on sellepärast väga levinud, et need on hästi lihtne kasvatada ja neid on juba ammust aega uuritud. Samas tuleb mainida, et nii bifidobakterid kui lactobacille on meie koosluses vähe, suhteliselt vähe, protsendi või mõne protsendi piires. Ning teise põlvkonna probiootikumid on juba sellised, kus siis on sellised bakterid, kes on nii-öelda domineerivad meie seedetraktis, aga mida tuleb mainida, neid ei ole veel nii-öelda, ei saa osta kas keefiri või kapslite kujul, et need on veel alles turule tulemas. Et probiootikumide ajalugu, siin võib ära mainida ka selle, et juba üle 100 aasta tagasi siis oli selline teadlane nagu Metšnikov, kes siis esimest korda selle termini välja tõi, et bakterid on meile kasulikud ja see pro tähendabki, et see on nagu aitab kaasa, nii-öelda on elu heaks. Mitte elu heaks, vaid elu heaks. No, siin on ka kirjas, mis see tähendab. Ja sealt siis on see areng alguse saanud. Ning kõige lõpuks ma tahan ära tuua siin sellise huvitava värviise pildi, mis on lastele mõeldud, aga sisuliselt kujutab meie tervisliku toidu püramiidi, mida võib näha ka toitumissoovitustes, et millest see siis koosneb, eks ju on põhiosa peaks olema täistera kiudainerikad teraviljad ning puu- ja köögiviljad ning liha, piimatooted väiksemas määras ning maiustusi võiks üldse mitte tarbida. Et selline on siis mikroobisõbralik toit, mis ei tähenda seda, et peab närima ainult porgandit, aga sellest saab teha siis ka maitsvaid ühepajatoitusid ja nii edasi. Isegi hamburgeri saab teha täistera jahust ja köögivilja lisandiga. Selline oli kokkuvõte seedetrakti mikroobidest, kuidas neid on võimalik, kes nad üldse on ja kuidas on võimalik siis neid mõjutada toiduga ning järgmistes osades siis räägitakse juba detailsemalt hügieenist ja kuidas baktereid kasutatakse tootmisprotsessides. Aga kui muuseumid jälle avanevad, siis on võimalik tulla ka seda näitust siia külastama ja kohtute siis juba muuseumis muuseumi töötajatega. Tänan kuulamast!